Tähelepanu! 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 Nemoturniir. Küsimus Reigo Kimmelilt Tallinnast. 11. septembril 1985. aastal sai langevarjuhüppel surma endine USA politseiohvitser ja advokaat Andrew Carter Thornton II. Tema ebaõnnestunud lend sai saatuslikuks ka ühele suurele karule, kelle surnukeha leiti 3 kuud hiljem. Karust tehti topis ja pandi sellele ka põnev nimi. Tänaseks on karu jõudnud Lexingtoni kaubanduskeskusesse, kus müüakse ka tema nimega särke, mänguasju ja klaaskuule. Miks on sellele karule nii suurt tähelepanu pööratud? Kas see karu sai siis surma nii, et langevarjuri kukkus tal otsa, või teine asi on see, et langevarjuri mingi varustusega kuidagi karu mässis ennast sisse mingi langevarju nööridesse ja sinna kinni või? Sai siis viga otsa kukkumise ajal ja läks eemale. Ma mõtlen ikka see 3 kuud on nagu imelik. See 3 kuud ei ole otseselt nii tähtis, aga see, mis Hannes ütles, et varustusega võiks asi seotud olla, see on juba lähemal. Mingi siis asi sellest langevarju varustusest oli nii hea, et pidas vastu kuskil karu seljas 3 kuud ja siis firma võttis selle, et näete, et meie toode... Nöörid näiteks. Ja. Tugevad nöörid. Langevarjul on veel ranits, eks ole, siis on riie, nöörid, ega rohkem ei olegi, eks ole, mida ta sealt siis karu ranitsed selga ei pane. Päästepaketis on kas mingi vile, kompass, mingid meditsiinivahendid. Selles mõttes, et kui sa kukud kuskile kohta, sul on esmaabipakikene, eks ole. Aga võib-olla ma ei tea, kas karu said tervenisti midagi ära ja siis koolas selle tõttu, et tal oli midagi seedekulges. Ta peab looma positiivse kuvandi ja ta peab looma ühe sõnaga selles mõttes positiivse kuvandi sellest kaubast, et sa saad müüa. Kompass või kell või midagi, mis on selline asi jällegi, et karu pistis selle nahka koos langevarjuriga ja siis see isegi karu seedekulgas püsis ja töötas. Karu, kes pärast surma sai narkoparuni Pablo Escobari järgi nimeks Pablo Escobar, sai ära 31 kilo kokaiini, mille narkosmuugeldajast endine USA politseiohvitser enne ebaõnnestunud langevarjuhüpet lennukist alla viskas. Kokaiinikaru topisel on kaelas silt, kus muuhulgas on kirjas hoiatus. Ära tarbi narkootikume, muidu võib ka sinust topis saada. Ja sellega sai meie mäng mängitud. Milline küsimus teile kõige rohkem meeldis? Mina panustaksin karule. Ja seega saab raamatu Konstantin Päts ja Soome Unistus kaksikriigist Reigo Kimmel.